Üllatus, üllatus, jälle Mersu video. Täna siis võtaks selle listi vaikselt ette ja hakkaks sealt ülevalt tulema. Et plaanis siis kardaan, see mis ma eelmises videos rääkisin. Ja tegelikult kui siit allapoole liikuda... liiga palju läksin. Kus on radikas? Radikas ette. Ehk siis see E60 AMG radikase kohal. Tundub päris suur. Et asjana proovin selle ära ja siis vaatan, kas see ette läheb üldse. Ja siis panen mootori uuesti vahele ja siis saab selle kardaani staffi ära teha. Selle jaoks võtsin vinklit juurde ja mootori pattide lahenduseks siis esialgu võtsin hokilitreid 4 tükki, 2 tükki ühele poole, 2 tükki teisele poole. Kui mootor ei tööta, siis võiks hokilitrid väga head olla, aga kui mootor töötab, siis tegelikult ühe poole padi peaks töötama ka nii-öelda tõmbele, et kui mootor nii-öelda revib, siis tegelikult üks pool ju tõuseb üles, et nüüd kui ma siit lihtsalt augu läbi puurin keskelt ja pika tikkpoldiga mõlemalt poolt kinni tõmbad, siis tegelikult seda nii-öelda tõmbele amortiseerimist ei toimu, et siis lihtsalt toimub tuimalt polt kinni, et see ka päris hea ei ole, et siia tuleks tegelikult ühele poole tuleb mingisugune teistsugune padi välja mõelda. Aga ühele poole see siuke lahendus peaks tegelikult toimima, et ongi lihtsalt auk läbi ja tikkpoldiga kinni. Noh, mis te arvate? Läheb või ei lähe? Ma loodan, et läheb. Muidu oleks päris kehva lugu. Niipidi ta peaks minema. Läheb küll, päris priske teine, aga läheb, kuigi siin mingid kõrval on mingid plastikribid, mis tuleks ära lõigata, mulle tundub. Noh, pool esiosa on radikas igal juhul, aga siit võib see nurk välja lõigata, siin on isegi mingisugune lõikekohad sisse tehtud juba ja teiselt poolt on siis siit, see alumine nurk on vastast need ära võtta, siis iseenesest ülevalt vaadates, siis tegelikult kuskilt vastu ei lähe. Sees poolt vaadates ka. Et palju ruumi ei ole, aga vastu ei käi. Siit poolt on natuke tihedam. Aga neid nurksid asju saab siin natukene mõjutada nii-öelda. Et suures pildis ma arvan, et mahub ära küll. Tuleb välja, et vist isegi sobib niisama, et kardaan on täiesti pikkuses all. Selle jätsin praegu nii nagu on, sest mulle tundub, et seda ei ole mõtet vist enne modifitseerima hakata, kui siin mingi jama tekib. Et siis lõikab ta täpselt õigesse kohta paika. Et see esimene osa on veits nurga all, aga õnneks see liigend võtabki see nurga välja ilusti. Et enam-vähem sirge on, et minu arust ega neil päris sirgu vist ei saagi. Aga siin on tõestus. Kast mahub vahele originaaltunnelisse, seal üleval on küll natuke kitsas. Siin pool on ka veidi kitsas. Eks siit peab mõnda kohta natukene haamrit anda, et ruumi tekitada. Aga sellega ma rohkem ei tegelegi, siis ma ei hakka seda praegu jamama üldse. Mootoripattide osas siis 2 selle hokilitriga ikkagi ei saa, ta on liiga väike. Võib-olla on hea ka, et siia poole läks mingi Audi buks. Fokusseeri nüüd. Sinna läks mingi Audi buks, siia läks 3 tükki vahele. Et tegelikult peaks mõlemale poole 3 tükki panema. Siis istuks mootor enam-vähem okeilt nagu. Aga ma proovin seda radikat veel korra ette niimoodi, et mootor on sees. Ja siis, kui see endiselt sobib enam-vähem, siis mul on väike mõte taga piduritega, käsipiduriga. Ma üritan need kutsika piduriklotsid sinna BEM-i ketta sisse ära mahutada, et äkki natuke lõikudes saab selle asja toimima. See ikkagi saab ülevaatuse ka vähemalt ühe korra peale, enne kui taguotsa ära saab sõita või mõne muu pulli. Kindlasti saab korra sõinas käia kuskil. Panin siia kõrvale võrdluseks siis selle Benzuka originaalradika. Et see on ligi 4 korda suurem on see praegune radikas siis. Aga eest on üsna madal,
Tegelikult siit annab ülespoole liikuda veel omajagu, mingi 5 senti vähemalt. Saab alt ruumi juurde. Siit see serv on vaja ilusti välja saada, sest et praegusel hetkel käib see liiga lähedalt mööda siit. Iseenesest nagu siin mootori ees ruumi on. Käsi mahub vahele küll. Huvi pärast muidugi võiks vaadata, kui palju madalamal see ikka istub korralikult madalamal kui see originaalradikas. Veits nagu on madalamal vist. Mingi 15 senti. Ma võtan siis pidurid ette. Kässariga on siis see teema, et Mersu originaal tagapidurid siis ei mahu päris hästi. Panen just kokku. Ei mahu siia pidurikette sisse. Muidugi on võimalus alati treida üle need sisemised pinnad. Ma arvan, see on kallim kui neid piduriklotse veits modida. Nii et ma arvan, et piduriklotside modimisega saab selle asja timmi. Et siin on tegelikult ülivähe on nagu see mõõduvahe. Siin 1,2 võib-olla ei istu see, aga plaan on siis see, et ma arvan, siit veits maa lihvida mõlemalt poolt ja kui vaja, siis siit alt saab selle soone pikemaks teha natuke. See jura istuks siin veits keskel pool. Nii et proovime. Idee iseenesest toimib, sai siit ülevalt mõlemalt poolt umbes 2 milli maa võetud. Nüüd ta istub siin sees, aga tegelikult pidurdavad ainult need äärmised kohad, eks siin tuleb need servatuks maa lihvida natukene, et siis hakkab võtma ka. Aga ma arvan, ma teen need alumised pillud ka siin sügavamaks, ma arvan, et käib ringi ka, sest praegu tuleb sisse, aga ega ta nii-öelda ringi ei käi siin. Selle asja võib õnnestunuks lugeda, ühesõnaga toimib. Mul on vaja teha ainult siia taha veel, ma arvan, mingi laseris lõigata või midagi, mingid plaadid, kuhu need klotsid ise kinni ka läheks, sest siin tavaliselt on ju neil keskel on väike koht, kuhu need mingid veidrad vedurud lähevad, mis neid kinni hoiab. Need tähendab need kohad. Ma pean mõtlema, kas ma teen sinna lihtsalt mingid hoidjad või mõtlen midagi muud välja või võtan siit selle pleki lihtsalt ära. Ühesõnaga, küll ma midagi välja mõtlen, aga praegu lõpetan, ma arvan, samas videos veel teen selle Mätsense radikaga veel edasi. Mis ma vaatasin siin, ilmselt need tuleplekid siit külje pealt võiks lahti võtta. Siit võiks teha lihtsalt üks varras keevitada. Siit siia ja seespoolt ka siis võib-olla selle sisemise külje võib jätta. Siis istub radikas ilusti vabalt siin ees, kuskil vastu ei käi, sest siin vahel on päris suur ruum. Ja siis natukene tuleks ta ülespoole ka saada. Ja siis vaatasin, et jääb radika clearance kuskil 19 senti, umbes sama nagu Audil, saab sõita küll. Ja originaal OM-i lõdvikud siis sobivad su ka põhimõtteliselt valatult. Mõlemad, ülemine kui alumine. Success. Nagu vaikselt lubab juba. Vahepeal ei filminud, aga mis ma tegin? Pain radika paika. Ruumi liiga palju ei ole, aga see ei ole tähtis. Tegin siis siia alla väikse raami, mis hoiab radikat üleval. See on vaja veel üle keevitada, praegu on punktidega kinni hoinud. Ülevalt lõikasin radikalt mõned ribid maha, või mitte ribid, vaid siin telvas olid mingid plastikservad. Need võtsid Sorry. Ühesõnaga sealt lõikasin natuke maha, siit lõikasin selle plastikserva maha, siia lõikasin metallile väikse serva sisse, nii et ta istub siin ilusti. Kuskilt miski vastu ei käi, ruumi piisavalt. Ees on päris palju ruumi ja originaalvoljad, mis nii-öelda OM-il kaasas olid, lähevad otse külge. Mingit probleemi ei ole. Teine samamoodi. Nii et sellega on igat pidi väga hästi. Kapott läheb kinni ja kõik mahub ära. Nii et ainuke asi, mis ei mahu enam ära, on see vahepaneel. Ma arvan, selle ma lasen lehtmetallist teha. Enam-vähem sama kujuga, aga lihtsalt ilma see tagumine serv jääb igat pidi ette igalt poolt. Et laseb põhimõtteliselt või siis lõikab siit lihtsalt selle tagumise serv ära. See on ka variant.
ja siis saab polditava teha. Stange viskasin kette lihtsalt, et näha, palju ta madalam tuli, kui ta enne oli. Et siit on näha, natukene on. Mis ma mõõtsin, minust oli kas 16 senti või midagi oli see nii-öelda alumine äär, et liiga palju ei ole, aga liiga vähe ka ei ole. 14. Minu arust kupee on mingi paar senti kõrgem. Vast saab hakkama ja kui ei saa, kui ma mõtlen midagi välja, saab seda radikat siin vajadusel natuke veel kõrgemale tõsta tegelikult. On siin ruumi küll natukene veel. Sendi saab ikka ülespoole vähemalt, kuigi ma ei usu, et see sent siin määravaks saab, aga kui vaja on, siis igal juhul saab. Sellega tegelen hiljem edasi. Järgmine asi ikkagi sillatala tuleb siis ära lõikuda, mida ma lootsin, et ei pea tegema. Sillatala tuleb ikkagi ära lõikuda, tõmban sinna jooned peale, lõikan jupi välja ja läheb tavalise lehtmetalliga kinni lihtsalt või vaatan, kasutan siit selle 210 silla tala pealt võib-olla mingid huvitavaid avadega juppe. Toon hea paks materjal ka. Et praegu on ikkagi õlipann istub tegelikult otse selle silla tala peal, et see ei ole ilmselt hea. Ja mis veel tegemata on, siis need mootoripadjad, et võib-olla kui ma selle tala ära lõikan nüüd, siis saab ikkagi nende hokilitritega asja toimima. Et praegu 2 hokilitrit ühele poole jäi nagu veits madalaks, et ei tõstnud õhku, aga nüüd kui sealt alt jupik ära võtta, et siis äkki hakkab juba toimima. Teisialgu ma arvan, et ma tõmban lihtsalt tikkpoldiga nad läbi, aga see selleks praegu. Ma arvan, et ma hakkan selle sillatalaga pihta, et ma üritan natuke kaamerat ka käima panna siis. Ma hakkasin mõtlema, et äkki ma ikka proovin niisama. Muidu juhtub selle sillatalaga sama teema, nagu juhtus selle tunneliga. Suure hooga lõikama hakata, siis kõik tagasi käivitada. Et ma tegin natuke kõrgemad padjad mõlemal poole. Siin on siis 9 senti mõlemad. See peaks olema tegelikult piisav, et ta jääks ikkagi sillatalast eemale. Siis ma saan vaadata, kas see asend on kehva või ei ole. Suure tõenäosusega tegelikult seda keskmist osa ei peagi ära lõikama. Piisab, kui siia äärtesse teha näiteks mingid siuksed paunad sisse mõlemale poole. Et ma arvan, sellest on juba piisavalt kasu, et siis kui ta liigub, siis ta niikuinii keskelt üles-alla ei liigu. Liikumine toimub külgedelt ja et need on need kohad, kus ta vastu võib. Et ma arvan, et ma esialgu ei lõika, lükkan mootori uuesti sisse, vaatan, kas on ruumi ja kui on nagu vähegi on okei, siis ma esialgu jätan niimoodi ja siis kui teeb esimese ketsi ära ja on aru saada, et ikka midagi on jama, siis läheb lõikumiseks, et igaks juhuks ei hakka kohe lõikama. No ja ütleme nii, nende pattidega ongi nii, et kapott läheb kinni ilusti, see vastu ei käi. Igalt poolt on natuke ruumi ka, ma üritan siit mingi pildi saada, aga siit vist ei näe väga. Aga põhimõtteliselt igal pool läheb näpp vahele, et esimese stardi jaoks ei hakka midagi lõikuma. Vaatame seda edaspidi, alati saab maa võtta. Üks asi, mida võiks muidugi veel tšekkida, on see, et kas radikas kette läheb suht lähedal see, mis ta nüüd on, roolivõimupump on väga lähedal radikale, aga vaatan selle üle. Aga põhimõtteliselt nüüd võiks paar asja maha tõmmata sealt listist. Tegin listi valele poole, juba keeruline ligi pääseda. Vaatame, üritan kuidagi sinna pääseda ikkagi. Nagu ikka, unustasin heli käima panna. Aga teeme siis uuesti selle klipi. Mis siis tehtud? Kardaan on kinni, siis veovõlid ei ole kinni, käegasti kulisse ei ole paigas. Käegasti õlivahetus tegemata, käegasti modifikatsioonid tegema, off-gear ühendada. Ei ole ühendatud, aga on tellitud ja on kohal. Nii et sellega läheme kohe. Järgmises videos läheme käegastiga edasi. Radikas on ees, see on maha tõmmatud, tõmbame paar korda veel siis on kindel. Ja mootoripadjad, nii-öelda need, millega saab startida esimeseks sõiduks, on okei, korras. Difriõli, mootoriõli, igast siuksed asjad lähevad, siis teen nüüd nädala alguses ilmselt teen uue tellimuse, siis ma võtangi difriõli, kastiõli, mootoriõli, kõik mingid asjad, mis mul selline hoolduse jaoks vaja on veel. Uues videos siis võtangi kohe käekasti ette, seal tuleb siis üks mingi auk puurida kuhugi, pean off-gear'i järgi vaatama. Et tal on seal õnneks kõik olemas ja siis käegastiõli ja filtrite vahetus,
Lisaks läheb seal siis pistiku korpusvahetusse, et sihuke tavaline kastihooldus. Ja siis üritame off-gear'i ära ühendada ja paneb siis juba käigukasti kulissiga paika. Siis üks asi, mis ma siia alla juurde kirjutasin, on käigukasti õlijauts, et see tuleb ka vedada. Need torutus, kui ma kunagi ammu selle hõbedase luksedaani pealt see maha sai võetud, siis ma need torud lõiksin lihtsalt läbi, sest need jäid jalgu sinna. Et need tuleks nüüd asendada ja uued panna, sest et muidu see õli lihtsalt voolab välja sealt. Selleks ma vaatan, kas ma võtan Hydroskandist, lasen uued voljad teha või siis tellin originaalid. Mõtlen selle peale veel. Rattapoldid on ka vaja. Tagumised, need Mersuomad liiga pikad. Vaatasin Aeros on mingi mõistliku hinnaga on need lühemad ka olemas, et siis tagarattad kinni, 10 tükki sinna vaja. Ülejäänud on juba nipet-näpet, et kui selle kasti asjaga ühele poole saab, et siis on ütleme nii, et on see nii-öelda mägi on ületatud, et ülejäänud on siuksed lihtsad paar tundi nokitsemist siin, võib-olla õhtu otsa nokitsemist, et ütleme ühe õhtuga tehtavad asjad. Tõmbab selle video siin kinni ja jätkame siis ilmselt järgmine nädal hakkab filmima, et järgmine nädal tuleb siis see video välja ja samal ajal ma tegelen kastiga. Äkki saab siis 2 nädalat järjest video välja, aga ma midagi lubama ei hakka. Et on jälle mõned muud asjad ka, mida tegema peab, aga selle aastanumbri sees tahaks selle esimese tiiru kindlasti ära teha. Võt, davai, tšau!